Ja olemegi tagasi ning liigume edasi esimese teemaga. Esimeseks teemaks on see, miks hakata ettevõtjaks. Ja minu üks eesmärke ongi siin nüüd järgneva aja jooksul veenda, miks on ettevõtjaks olek kasulik. Nii et kui sa juba oled ettevõtja, siis sa saad võib-olla mõne mõtte juurde. Kui sa veel ei ole, siis ma loodan, et sul tekib mõtteid ja soov saada ettevõtjaks. Paljud inimesed, kes tahavad saada ettevõtjaks, nad mõtlevad, et ettevõtlusega kaasab vabadus. Ja kindlasti see nii on. Aga kui ma olen palgatööl olnud ja mul on olnud ülemus ja mul on kõrini sellest ülemusest ja nii ma ütlen, et ma hakkan ettevõtjaks sellepärast, et ma saan ülemusest lahti, siis tihti nii need asjad päriselt ei lähe. Ehk pigem selle vabaduse asemel tuleb hoopis kohustus. Ja mida ma mõtlen kohustuse all? Kohustus teha asju siis, kui klient seda tahab. Vii asjad kohale siis, kui klient seda tahab. Ehk selle ühe ülemuse asemel sa saad võib-olla 10 ülemust. Aga see lihtsalt on paratamatus ja sa pead õppima ise seda kontrollima, et sa ei lase endale pähe istuda klientidel siis seekord. Ja sest kliendid tegelikult, kui sul on rohkem kliente, siis nad võivad tahta sinult 24/7 teenuseid, et väga lihtne on teha, ma ei tea, 16-tunniseid tööpäevi, mingi probleem ei ole ettevõtjana seda tehakse. Palgatöötajana seadus ei luba sul nii pikki tööpäevi teha. Ütleb, et peale 8 tundi sa pead nagu ära minema, aga ettevõtjana sa saad teha oluliselt rohkem tööd. Nüüd järgmine asi, mida inimesed tihti tahavad, on see, et tahavad saada rikkaks ja kiiresti rikkaks. Ja reaalsus on see, et palju mõistlikum ja mida ka Kiyosaki õpetab, on see, et esimene fookus võiks olla jõukaks saamisel. Ja mis vahe on rikkusel ja jõukusel, et kui sa oled rikas ja avaani ei saa raamatut juba lugenud, sa mäletad neid definitsioone. Kui mitte, siis kordame need üle. Et rikkust mõõdetakse rahas, 1 000 000 eurot või rohkem. On keegi, kes on rikas näiteks. Ja jõukust mõõdetakse ajas. Et kui sa jätkad oma tänast elustandardit ja kulutad sama palju nagu täna igakuiselt, siis kui kaua sa saad elada? Ilma füüsilist tööd tegemata. Ilma, et sa teeksid täiendavalt, ma ei tea, teenindaksid kliente või läheksid kuhugi kontorisse tööle. Ja mis näitavad meie Eesti finantskirjaoskusega seotud uuringud, ütlevad, et enamus inimestel on see natuke vähem kui järgmine palgapäev. Ja see ei ole hea olukord, kus olla. Et kindlasti selle baaskoolitusega ma tahan sulle anda mingi teadmised või esimesed sammud, mida sa saad kasutada, et oma rikkust ja jõukust suurendada. Aga esimene fookus võiks siis olla jõukusel ehk tekitada rahavoogu, tekitada seda passiivselt, nii et sa ei pea ise kohal olema. Näiteks mul endal on passiivselt rahavoogu korterite välja üürimisest. Ja kui me mõtleme selle peale, et kas üürnikule meeldiks see, kui ma tuleksin iga hommik kell 8 või 9 kohale ja koputaks uksele, et tere, siin ma olen ja oleks seal kella 5-ni. Või pigem on tal hea meel, et kui ta mind ei näe. Elavusel üürnikel on hea meel, et kui ma ei sega nende igapäevast elu ja rutiini. Ja selles suhtes see on üks loomulik viis ja passiivse tulu saamiseks. On ka teisi viise, aga eluasemete välja üürimine on üks stabiilsemaid, mida mina vähemalt tean. Nüüd järgmine asi on sõnavara. Et inimesed tihti, et hakkan ettevõtjaks, et mis siis muutub nagu tegelikult, sa hakkad teistmoodi mõtlema. Tihti palgatöötaja taustaga inimesed, kui nad hakkavad ettevõtjaks, neil on sõnavarast teenima. Ja teenima tähendab seda, et ma pean ise füüsiliselt tööd tegema, et ma teen 1 tunni tööd, saan 1 tunni palga. Ja see on aus töö. Õige, aga ettevõtjana on sul palju teisi võimalusi. Näiteks täiesti okei on vahendada mingisugust kaupa, liigutada kaupa ühest punktist teise. Ja kui me vaatame näiteks mingid netikommentaare, ma ei tea, millegipärast mina neid loen, aga ja võib-olla tajuda, nagu mis siis inimesed laiemalt mõtlevad. Aga siis tihti me näeme seda, et ettevõtjad, kes tegelevad näiteks vahendusega või tegelevad jaekaubandusega, et neid nagu sõimatakse, et nad on nagu mudusööjad seal vahel. Aga mida nad tegelikult pakuvad inimestele on see, et kui me mõtleme mingisuguse suure jaepoe peale, ükskõik kas Prisma, Selver, mis iganes, siis mida nad pakuvad? Nad pakuvad seda, et nad toovad paljude tootjate juurest kauba ühte kohta ja sina saad minna sinna ühte kohta ja võtta sealt oma kauba. Ja selle eest nad küsivad mingisuguse protsendi, mis ei ole tõesti väike protsent. Ja mis võib-olla tihti on sama palju kui see, kes selle kauba tootis. Aga see teenus on väga-väga vajalik meile kõigile, sest muidu me peaksimegi minema taluniku juurde, kes pakub piima, eks ju, tahaks liha teha saada teise taluniku juures, meil läks oluliselt rohkem aega selle peale, et oma
toidulaud täis saada. Ehk nad pakuvad seda sisuliselt meile mugavusteenust ja millegipärast inimesed on valmis sellest maksma, mina kaasa arvatud, sest tõesti ei ole ju mõtet ringi joosta ja raisata väga palju aega selleks, et lihtsalt söönuks saada. Ehk siis ettevõtjana meil, kui me suudame mõelda raha loomise peale, selle asemel, et seda teenida, siis meie jõukus ja rikkus kasvavad kiiremini ja kogu protsess kiireneb. Ja loomine on just see, et sa lahendad mingisuguse probleemi, näiteks lood mingi süsteemi, lahendad selle ühe korra ära ja siis paljud inimesed saavad seda kasutada. Nüüd, kui ükski nendest asjadest nagu sind ei veena ettevõtjaks hakkama, siis järgmine pilt, mida ma sulle kohe näitan, puudutab makse. Ja maksud on väga-väga erinevad, kui sa oled palgatöötaja või kui sa oled ettevõtja. Nii et liigume edasi maksude juurde. Nüüd, kui me räägime maksudest, siis üks parim näide on midagi kallihinnalist, et see võrdlus paremini välja tuleks. Ja ma vaatan auto näidet. See näide võib olla ükskõik mis muu kallihinnaline asi ka või ka odav asi, tegelikult need proportsioonid on samad, numbrid lihtsalt lähevad kas siis väiksemaks või suuremaks. Ja kui me vaatame auto ostu, siis kui hinnasildil on 24 000 eurot ja ma usun, et sa oled mõnda sellist autot näinud, mis maksab 24 000, siis kui selle auto läheb ja ostab töötaja, siis palju ta maksab poes. Et tihti, kui me oleme elavas ruumis inimestega kohtumis, inimene hakkab mõtlema, oot, 24 000 on hinnasild, et palju ma siis maksan. Et siin ei ole midagi keerulist, see ongi 24 000 tulebki ära maksta või kaubelda ja saada mingi allahinnus ja maksta siis vähem. Aga meie vaatame seda näidet, kui sa maksadki selle auto eest 24 000 eurot. Et kui palju sa pidid maksma makse selleks, et see 24 000 eurot palgatöötajana kätte saada. Ja tegelikult ma tegin sinu eest juba arvutuse ära ja sa võid rahulikult neid numbreid vaadata ja kontrollida üle ja nii edasi. Aga kõige suurem maks on sotsiaalmaks, mille maksumäär on 33%, aga siin rahaliselt on üle 10 000 euro. Teine kõige suurem maks, mida sa pead maksma, on tulumaks, mille maksumäär on täna 21% ja sa pead seda maksma üle 6 000 euro. Nüüd kolmas maks on töötuskindlustus. Ja töötuskindlustuse kohta öeldakse, et see ei ole mingi maks, sellepärast et see on kindlustus. Aga kui ma ei plaani kunagi töötuks jääda või kui ma olen juhatuse liige ettevõttes ja ma ei saagi töötuks jääda, siis tegelikult see on samamoodi maks nagu iga teine. Ja selle maksuga on tehtud niisugune huvitav lähenemine, et on jagatud 2. Ja tihti seda esitletakse kui tööandja maks ja töötaja maks. Ja üks on siis 1% ja teine on 2%, ehk üks on üle 300 ja teine üle 600 ehk üle 900 euro tegelikult on siin ka seda töötuskindlustusmaksu. Nüüd veel üks maks on olemas, mida ametinimetus on siis kogumispension, aga mida võib vabalt kutsuda ka pangandusmaksuks. Ehk see maks garanteerib, et sinu pankur või sinu pensionifondi haldur ei jääks vaeseks, et temal oleks alati sissetulekut. Ja miks see vajalik on, see on juba eraldi täiesti pikem teema. Aga kogumispensionid siin minu näites on 2%, meil on ka teisi maksumääri vahest olnud ja võib-olla tulevikus ka on. Ja seda on samuti üle 600 euro. Ja nüüd, kui me kõik need maksud ära maksnud, ükskõik kuidas seda siis nimetatakse, poliitikutele tihti meeldib nimetada neid osasid makse tööandja maksuks, sellepärast et siis saab töötajale öelda, et see ei ole sinu asi, eks ju, et see on ju tööandja maks, et mis sina muretsed selle pärast, eks ju. Samal ajal saab ettevõtjale öelda, et kuule, aga miks sa muretsed nende maksude pärast, need on ju kõik osa palgafondist, et see samamoodi ei puuduta sind, eks ju, et sa maksad lihtsalt töötajale vähem nende maksude võrra. Ja mõlemal on õigus aga samas kõik need maksud, eks ju, on kinni peetud ennem, kui sina oma raha kätte saad. Ja selleks, et see 24 000 auto kätte saada, on tegelikult oled sa pidanud teenima üle 42 000 euro, mis on oluliselt suurem summa. Ja nüüd see 24 000 on muidugi käibemaks veel, seda me üldse ei arvestanud, eks ju, see läheb ka riigile. Ehk tegelikult sa saad 20 000 auto ja oled maksnud sellest üle 42 000 euro. Nüüd, kui sa kasutad liisingut või muud järelmaksu, siis muidugi kõik need numbrid lähevad suuremaks. Ja kui sa kütust ostma, siis see sama asi läheb edasi. Ja miks siis hakata ettevõtjaks? Et kui miski muu sind ei veena, siis vaatab lihtsalt siiapoole. Ettevõtja, kes on käibemaksu kohuslane, jah, seal on mingid erandid ja räägitakse seaduse muudatustest ja on sõidupäevikuid ja mingeid muid nõudeid, aga jätame selle kõik korraks kõrvale. Et siis ettevõtja tegelikult läheb pooli, ta maksab samamoodi 24 000 eurot. Eks hinnasildi ta maksab 24 000 eurot. Aga ettevõtjatel on selline sõbralik organisatsioon, kelle poole pöörduda. Selle organisatsiooni nimi on Eesti Maksu- ja Tolliamet
ja kui sa auto ostad ettevõtjana, siis sa lihtsalt järgmine kuu, kui on aeg käibedeklaratsiooni vormistada, siis sa paned sinna kirja, et ma ostsin selle. Ehk sa sisuliselt teavitad oma rõõmsast ostust, et tere, Maksu- ja Tolliametnik, ma ostsin endale auto. Ja Maksu- ja Tolliametnik küsib, okei, palju sa maksid käibemaksu selle pealt? Sa ütled 4000. Ja mis tema selle peale teeb, on see, et võib-olla küsib veel mingeid lisaküsimusi ja tahab ikkagi teada, kas sa ikka oled ettevõtja ja kas sa ikka kavatsed ettevõtlusega jätkata ja nii edasi. Aga see on kõik formaalsus. Igastahes päeva lõpuks ta kannab sulle, õigemini sinu ettevõttele 4000 eurot tagasi. Ehk siis ettevõtja jaoks sama auto maksabki 20 000, mis töötaja jaoks maksis siis üle 42 000. Nüüd on kaks võimalust minul kui ettevõtjal. Ma ütlen, et jaa, see on okei, et ma sõidan 2 korda odavama autoga kui minu töötaja. Või kui see ei ole minu jaoks okei, see on minu ego probleem, mida päris palju Eesti tänavatel on ka näha, et ettevõtja ometigi ei saa ju sõita odavama autoga kui tema palgatöötaja, siis ma pean minema ja vaatama veits kallimaid autosid, eks. Ja kui palju kallimaid? Me võime vaadata, et 40 000 autot, aga 40 000 ma saan jälle käibemaksu tagasi, ikka on odavam kui mu palgatöötajal. Et koolitusel keegi ütles mulle väga hästi, et ma igaks juhuks lähen ja vaatan 60 000 autosid, et siis on kindlasti kallim kui minu töötajal selle näite puhul. Ja nii võib ka teha. Et minu jaoks isiklikult on auto lihtsalt sõiduvahend, mis mind viib punktist A punkti B ja seetõttu ma kasutan üsna vana sõidukit ja mille väärtus, ma ei tea, on võib-olla siit 0 maha võtta. Aga ta teenib mind hästi ja on teeninud, ma ei tea, viimased üle 5 aasta ja võib-olla teenib veel mõned aastad. Aga millist autot sa ostad, see on iga enda otsustada. Aga miks mulle seda näidet meeldib kasutada on see, et auto on niisugune hea emotsionaalne teema. Ja minu meelest näitab nagu hästi ära, et miks on mõtet siin ettevõtja poolele liikuda. Ja ära ei tohiks muidugi unustada seda, et ettevõtlusi tähendas ainult kulutamist, vaid seda raha tuleb ka teenida. Nüüd maksud maksudeks. Et selle teemaga me saime ühele poole tänaseks. Maksude kohta on mul ka üks pikem koolitus, kuhu sa võid tulla, kui sa oled juba ettevõtja ja tahad teha paremaid edusamme ja maksta vähem makse päeva lõpuks. Aga palju olulisem ja keerulisem maksudest on mõtteviisi muutmine. Ja võib-olla sa juba oled lugenud sellist raamatut nagu Rahavooga grant Robert Kiyosakilt, aga võib-olla mitte. Aga see on endiselt poodides olemas. Ja Rahavooga grandis Robert Kiyosaki räägib 4 erinevast mõtteviisist. Ja need 4 erinevat mõtteviisi on siin pabertahvlil ka olemas. Aga räägime iga ühest lähemalt, lihtsalt kordamise mõttes. Et E on palgatöötaja mõtteviis, mis teda iseloomustab on 9-5 tööpäevad, siis ta tahab alati teada, et palju ta palk on. Ta tahab teada, kas mingid lisatasusid ka on, kas mingisuguseid soodustusi saab, kas ma saan spordiklubi liikmelisuse näiteks või kui sinu juures ei saa, siis võib-olla ma olen teise tööandja juurde. Siis mõni palgatöötaja tahab saada, kas ma saan ametiauto, kas ma saan ametitelefoni, kõik võimalikke muid lisasoodustusi. Ja tegelikult ei ole mingit vahet, kas me räägime koristajatest või tegevjuhtidest. Lihtsalt need soovid on veidi erinevad. Nüüd, mis on järgmine mõtteviis? Siin all S-i poole edasi liikudes. S on small, nagu väike ettevõtja. Ja väike ettevõtjad, mis teda iseloomustab? Teda tihti iseloomustab see, et ta mõtleb, et miks ma peaksin laskma seda asja kellelgi teisel teha? Kui mina oskan seda kõige paremini, mina on kõige osavam. Ja miks ma peaksin kutsuma kedagi appi kas või ruumi koristama, kui ma saan sellega ise hakkama? Et mille jaoks? Et see on pidevalt S-il on see mõtlemine, et ma teen seda ise. Ja S Robert Kiyosaki on kutsunud ka superwoman ja ehk siis supernaised ja superman ehk supermehed. Ja üks väljendab veel, mis väga hästi on kohane, on see suicidal ehk enesetapjalikud on need väike ettevõtjad. Ehk nemad on need, kellest me enne ka juba rääkisime, kes teevad neid 16-tunniseid tööpäevi tihti ja saavad ainult 1 tunni eest 1 tunni tasu. Nüüd, kui me edasi liigume siia teisele poole, siis siin on B ehk big business ehk suurettevõtjad. Mis suurettevõtjaid iseloomustab on täiesti vastupidine mõtteviis. Ja ka Eestis ma olen kohanud mõnda sellist suurettevõtjat. Näiteks mulle meeldis väga üks Jaan Puusaagi intervjuu. Ja kui sa ei tea, kes on Jaan Puusaag, otsi internetist, ta on üks edukas Eesti ettevõtja. Ja Jaan ütles selles intervjuus
väga tabavalt ja see iseloomustab nii täpselt suurettevõtjat, et ma tahaksingi seda mõtet siin korrata. Ta ütles, et tal juba ülikooli ajal ei tulnud kordagi pähe, et peaks hakkama mõnda kodutööd ise tegema. Sellepärast, et alati oli ju temast keegi targem olemas, kellel see palju paremini välja tuleb. Ja see iseloomustabki kõige paremini suurettevõtjate. Milleks teha asju ise, kui on olemas keegi teine, kes oskab seda paremini teha? Ja see keegi teine ongi see väike ettevõtja, kellelt saab teenust osta, või siis see palgatöötaja, spetsialist, kes töötab sinu ettevõttes. Ja saab lasta neil hoopis teha. Ja nagu näha on Jaan Puusaagi näitel ja teiste suurte ettevõtete näitel, nende ettevõtted on oluliselt suuremad, seal töötavad sajad inimesed ja nad ekspordivad üle maailma. Ja samal ajal keegi väike ettevõtja teeb väikest kohvikut ja tal on ka paar töötajat. Või tegeleb kusagil natuke õmbleb midagi või teeb käsitööhteid. Et see vahe on meeletu. Nüüd meil on jäänud veel investori veerand ja tihti inimesed arvavad, et nad on investorid. Ja me ütleme, mingil määral kõik ongi investorid, kuna me paneme raha pensionifondi. Kui me vaatame Robert Kiyosaki 3. raamatut Teejuhti investeerimisse, siis seal ta jagab tegelikult investorid 5 tasandiks. Ja see tõeline investor ehk 5. tasand on see investor, kes investeerib teiste inimeste raha. Mitte enda raha, vaid teiste inimeste raha. Et ta kaasab teistelt inimestelt raha, otsib sobivad investeerimisprojektid ja paneb see raha sinna ja saab sealt sellest projektist tootluse, saab endale tasu selle eest ja annab oma investoritele seda raha ka edasi. Need on need 4 veerandit, need 4 erinevat mõtteviisi. Nii et kui sa oled harjunud selle palgatöötaja mõtlemisega, siis võib olla üsna keeruline siit edasi liikuda. Nüüd üks viga, mida osa palgatöötajad püüavad teha ja Robert Kiyosaki oma raamatus räägib, on see, et nad püüavad siit palgatöötajast liikuda kohe suurettevõtjaks. Ja see tihti ebaõnnestub. Ja ebaõnnestub just sellepärast, et mõtteviisid on erinevad. Nii et mis siis oleks niisugune hea liikumise viis? Esimene etapp on liikuda tegelikult palgatöötajast väike ettevõtjaks. Ja selleks ei ole vaja mitte midagi muud kui otsust. Sa lihtsalt otsustad ühel päeval, et mulle aitab palgatöötaja olemisest ja ma hakkan ettevõtjaks. Või, sulle ei aita, aga sa näed seda ahvatlust, mis ma sulle just tagasi näitasin maksude näol või mingisuguste muude põhjuste näol ja sa hakkad ettevõtjaks. Päris paljud, kes on minuga koos Cashflow'd mänginud, on teinud selle esimese liigutusega niimoodi, et nende esimeseks kliendiks jääb see sama ettevõte, kus nad enne töötasid. Et nad hakkavad pakkuma sellele ettevõttele hoopis teenusena seda sama asja või sarnast asja, mida nad varem seal töötajana tegid. Kui ma olen väike ettevõtja ja mina täna olen ka väike ettevõtja, siis kui ma tahan, siis ma saan edasi liikuda. Aga ei pea liikuma edasi. Päris paljud väikeettevõtted valivadki selle väikevõtja elu, nimetavad seda elustiili ettevõtteks ja nii ongi. Aga kui ma tahan liikuda edasi siia suure ettevõtjaks, siis see on protsess, ma pean õppima väga palju asju. Mina olen kulutanud 1000 eurosid ja 1000 tunde selleks, et õppida neid asju, mida mul on siin vaja. Ja samas ma olen tegelikult teinud alles oma esimesi samme. Alles jõudnud esimeste töötajateni. Nii et pikk tee on veel ees, aga ma väga tahan siia poole liikuda. Nüüd investoriks, millal saab? Investoriks võib väiksel määral saada igal ajal. Ja näiteks seesama spetsialist saab oma töö kõrvalt hakata raha kõrvale panema ja investeerida seda, nagu minagi täna teen. Ehk et ma ei kuluta ära kogu seda raha, mida ma teenin. Väga palju väikeettevõtjad ja jälle erinevate uuringute põhjal teevad seda, et nagu neil tekib vaba raha, nad lähevad ostavad endale uhkema auto. Ja seda me näeme ka Eestis ja eriti Tallinnas tänavapildis. Et on uued BMW-d, uued Lexused. Kas see kuidagi aitab ettevõtlusele kaasa? Ma ei tea, võib-olla mõnes valdkonnas, aga pigem mitte. Ja siis nad kulutavad kogu see raha sinna ära. Mis mina olen teinud ja mis tundub mulle mõistlik on see, et sa paned kogu aeg raha kõrvale siit oma väike ettevõtja tegevusest ja investeerid seda. Ja liigud lähemal selle, et saad odavrattast välja. Sest siis, kui sa oled odavrattast väljas, sa ei pea enam oma ettevõttest igakuiselt raha välja võtma, vaid sa saad selle raha sinna sisse jätta, võib-olla isegi veel juurde panna oma investeeringutest ja lasta selle ettevõttele kiiremini kasvada. Ehk see peaks oluliselt kiirendama seda liikumist siis suur ettevõtjaks, suur ettevõtete tegemise poole. Ja see ultimate investor või tõeline investor, kes investeerib teiste raha, selleks on vaja ette näidata seda, et sa oled juba midagi teinud. Näiteks täna mulle inimesed juba usaldavad raha. Mitte suurtes summades, aga väikestes summades. 10 000
või 50-60 000, sellised summasid mul täna juba usaldatakse, sellepärast et ma ise midagi teinud nii enda kui laenatud rahaga. Ehk selleks tõeliseks investoriks ei saa kindlasti ka niimoodi üleöö, et davai, olengi tõeline investor. Aga liigume edasi. Järgmine asi, mis on väga-väga keeruline väikeettevõtjaks oleku juures või üldse ettevõtjaks saamise juures, on süsteemide ehitamine. Ma väga pikalt ei räägi sellest, aga see on BI kolmnurk. Ja sellest on esimest korda juttu Robert Kiyosaki raamatus Teejuht investeerimisse ja pikemalt on juttu sellest ja sellises raamatus nagu Enne palgatööst loobumist. Sa võid raamatupoest otsida üles selle raamatu Enne palgatööst loobumist, seal on ka sellest kolmnurgast juttu. Sellest, kuidas ehitada tõeline süsteem, tõeline ettevõte. Siin on 8 komponenti. Välimised komponendid on missioon, meeskond ja siin on leadership. Ja miks ma see leadershipi jätsin inglise keelde ja sellele pööraks tähelepanu, sest kui sa loed neid raamatuid, mis on eesti keeles, see on tõlkeviga. See on tõlgitud juhtkonnaks. Siin ei ole mitte mingit pistmist juhtkonnaga, vaid siin on pistmist liidriga. Kes on selle ettevõtte asutaja, liider, eestvedaja, kellelt tuleb see idee, kellelt tuleb see tõuge, kellelt tuleb see kirg seda asja teha. Nüüd siin sees on 5 erinevat asja. Kõige baasiks, kõige olulisem igas ettevõttes on raha liikumine. Kust tuleb raha? Näiteks ettevõtte algusetapis võib tulla raha omanikult, investoritelt, laenudena. Hiljem kindlasti see peaks asenduma sellega, et põhiraha tuleb ikkagi kliendilt. Ja siis, kus see raha välja läheb, eks ju, sest ülejäänud kõik viivad raha välja. Järgmine tasand on kommunikatsioon. See tähendab seda, et kuidas sa suhtled oma inimestega ja kuidas sa suhtled oma klientidega. Kas selleks on koosolekud, kas selleks on tavapostiga kirjad, kas selleks on ajalehereklaamid, kas selleks on televisioonireklaam või selleks on e-maili teel kirjad, kõik võimalikud eri variandid. Järgmine, millest üks ettevõtte koosneb, on süsteemid. Ehk kõiki neid asju saab süstematiseerida, mis siin kolmnurgas on ja paljud muud tegevused samamoodi. Üks huvitav asi, mida minagi olen hiljaaegu õppinud sellised inimesed nagu Fedor Sakias, kellega koos me ka teeme aeg-ajalt koolitusi, on just kuidas neid süsteeme luua, kuidas süstematiseerida tegevusi, kuidas panna inimesed tegema sammu asju, nii et nad saavutaksid alati samad tulemused. Järgmine tasand on õigus. Ja kui ma olen vaadanud väikeettevõtjaid ja suhelnud väikeettevõtjatega just, siis siin on tavaliselt täielik tühjus. Ehk õigus on kõik võimalikud lepingud. Eks ju, töölepingud, klientidega lepingud, tarnijatega lepingud. Aga miks siin on tavaliselt tühjus? Sellepärast, et me oleme harjunud kasutama suulisi lepinguid. Ja ka mina teen väikeettevõtjana päris palju seda viga, kuid püüan aja jooksul ennast järjest rohkem ja rohkem parandada. Ehk et asjad saaksid ka kirjalikult kirja ja konkreetselt fikseeritud, mitte et me enam-vähem saame asjadest aru. Nüüd kõige vähem olulisem asi on toode või teenus, mida see ettevõte pakub. Ja see on täiesti vastupidi sellele, mida enamasti õpetatakse ettevõtluskoolitustel. Ettevõtluskoolitustel tavaliselt õpetatakse seda, et sul peab olema hea äriidee, hea toode, hea teenus. Ja see ei ole nii, kui me vaatame Kiyosaki lähenemist, sellepärast, et toode või teenus on see, mis muutub ettevõttes. Meil ei ole ühtegi pikaajalist ettevõtet, kus toode või teenus ei oleks muutunud. Et see on oluline, aga see ei ole peamine. Sellepärast palju olulisem on see meeskond, kellega sa neid asju teed, sest kui sul on hea meeskond, siis te suudate alati mõelda mõne uue toote või teenuse välja. Me võime teha alati, uue koolituse, me võime alati teha uue video, me võime alati pakkuda raamatupidamist mingisuguse teise nurga alt, teise tarkvara baasil. Me võime teha igalt pool muutusi, kui meil on hea meeskond. Kui need muud asjad on puudes, on ainult see toote idee. Näiteks kunagi ma käisin Patendiameti seminaril, kus oli üks nende töötaja, kes ütles, et kui sul on ikkagi õige, hea idee ja sa patenteerid selle ära, siis see toode müüb ennast ise. Ilmselgelt see inimene ei ole reaalses elus kunagi ettevõtja olnud ja ei ole reaalses elus pidanud kunagi midagi muud peale oma aja müüma. Ükski toode ei müü ennast ise, sul on vaja kogu seda ülejäänud kolmnurka. Aga nagu ma ütlesin, loe selle kohta pikemalt raamatust Enne palgatööst loobumist või siis Teejuht investeerimisse. Ja kui me juba hakkasime liidri rollist rääkima, siis liigume edasi järgmise teema juurde, millega ka alustavad ettevõtjad tihti ämbrisse astuvad. Ja igas ettevõttes on 3 rolli ja see on liider, manager ja spetsialist. Ja enamasti, kui väike ettevõtja või see palgatöötaja alustab ettevõttega, siis ta on spetsialist. Ja ta hakkab tegema ise mingisugust teenust või asja. Näiteks pakub joonestamise teenust, joonestab mingisuguseid komponente. Siis ta on see spetsialist. Ta ise teeb seda, ise müüb seda, tihti tal ongi võib-olla eelmisest ülemusest kõrgisand ja ta on alustanud oma ettevõtte. Nüüd, kui ta
tahab kasvada, siis ta peab palkama teisi inimesi ja sellisel juhul ta peab õppima ära selle mänedžeri rolli või administraatori rolli, kuidas neid inimesi tööle panna, kuidas tekitada protsessid ja kuidas anda nendele tööülesandeid. Ning ei tohi ära unustada ka seda liidi rolli, sellepärast et ükski ettevõte ei muutu või ei kasva, kui seal ei ole ees liidrit. Keegi, kes on vähem või rohkem karismaatiline, keegi, kellel on visioon, kuhu tahetakse liikuda. Ja see visioon võib lihtsalt olla see, et me tahame kasvada või me tahame mingeid uusi tooteid või teenuseid teha või lihtsalt avatud silmadega omanik, kes kui ta käib ringi kusagil maailmas reisimas või puhkusel olles, ta lihtsalt vaatab ringi ja kui ta näeb midagi huvitavat, toob oma ettevõttesse tagasi ja püüab seda ka rakendada. Ja need rollid aja jooksul muutuvad. Nüüd järgmine pilt näitabki seda rollide muutumist ajas. Ehk siin see telg näitab siis rolli tähtsust ja see telg näitab inimeste arvu ettevõttes. Et kui me alustame, siis nii nagu ma ütlesin, kõige olulisem roll on spetsialist ja selle omaniku puhul spetsialisti rolli tähtsus peaks järjest ja järjest vähenema. Ja ehk kui sa tahad olla spetsialist lõpuni, siis on väga raske su ettevõttel kasvada. Ja sellepärast tihti ettevõtjatel ei olegi väikeettevõtjatel ei ole väga palju töötajaid ja nad ongi väikeettevõtjad, mitte lihtsalt ettevõtjad või suurettevõtjad. Sest nad tahavad olla see spetsialist, ma tahan ise teha asju. Ja siis sa ei saa laieneda, sest sa ei suuda, sa näed teisi inimesi kui segajaid. Ma olen ise ka seda sama asja nagu läbi teinud, et palganud inimesi ja siis vaadanud, et metsa, et nad võtavad mul nii palju aega ära, et ma jõuaks ise palju rohkem teha selle ajaga. See on niisugune spetsialisti lõks. Järgmine asi on see mänedžeri roll, millest me rääkisime, ehk administraatori roll, tööülesannete andja roll. Ja see roll nagu kasvab ja mingi hetk peab ta jälle vähenema. Et kui sa oled ettevõtte omanik, sa pead teadlikult vähendama seda rolli. Ja siis kuidas sa saad vähendada on see, et sa palkad kellegi teise, sa palkad tegevjuhi inimestele. Ja see piir, see maksimaalne piir, kus seda tegema peaks, on 12 inimest. Tihti öeldakse 5-7. Et kui inimeste arv läheb üle 7, et siis peaks hakkama mõtlema tegevjuhi peale, kellegi peale, kes tegeleb nende inimestega. Ja miks on oluline? Sellepärast, et sa pead vabastama oma aega selleks, et liidri rollile rohkem pühenduda. Ja liider, nagu ma ütlesin, on see innustaja, see uute ideede otsija, see mõtleja, keegi, kes tegeleb mõtlemistööga. Ja see spetsialistina tihti inimesed kipuvad alaväärtustama või nad ütlevad, et see ülemus ei tee üldse mitte midagi. Ta ainult istub laua taga ja passib. Aga tegelikult ta tegeleb väga olulise rolliga. See ülemus või see ettevõtte omanik, ta tegeleb mõtlemisega. Ta mõtleb võib-olla välja mingisugust järgmist asja, kuhu liikuda. Ja ta võib-olla surfab, ma ei tea, kas tõesti netis, aga ta korjab sealt mingid ideid. Ja loob mingid seoseid ja aitab tänu sellele ettevõttel kasvada. Ja näiteks minagi tihti võib-olla isegi liiga palju aega, aga samas ma kulutan aega selle peale, et mõtiskleda, ma kulutan aega selle peale, et lugeda erinevaid artikleid nii Robert Kiyosakilt kui teistelt autoritelt, ma kulutan aega selle peale, et lugeda raamatuid ja sealt ma saan uusi mõtteid ja siis ma tulen tegelikult siit liidri rollist tagasi, ma kas neid õpetan edasi või ma kasutan neid oma ettevõttes edasi ja kogu see asi on iga aastaga järjest kasvanud ja kasvanud ja kasvanud. Aga liigume edasi järgmise teema juurde. Ja me olemegi tegelikult jõudnud siia üsna selle esimese osa lõppu, et ka mul on aeg rääkida selle koduülesannetest. Iga kord on 2 koduülesannet iga teema lõpus. Ja selle korda koduülesanne on küsida vähemalt 3 tuttavalt, mis on 3 asja sinu juures. Ja mida nemad näevad, et mis sul tulevad eriti hästi välja ja mida nad sinu juures imetlevad. Ehk siis pöördub 3 lähedase inimese juurde, 3 hea tuttava juurde, kes sind tõesti tunnevad, mitte lihtsalt tänaval tuleb keegi vastu ja ütleb, et kuule, mida sa minu juures imetled, sest ta ütleb see Kampsunit näiteks, jah? Vaid ikkagi need inimesed, kes tunnevad sind. Ja need peaks olema isikuomadused või oskused, mis sa vastuseks saad. Nii et sul on luba minna inimeste juurde ja lasta neil sinust rääkida head. Ja me kohtume juba järgmises osas ja siis ma räägin, mis selle harjutuse tulemustega peale hakata. Aga meil on veel üks kodutöö. Ja see kodutöö aitab sul aru saada, mis toimub majanduses. Ehk peale iga osa, ma soovitan sul tegelikult vaadata järgmist osa, ütleme nädala pärast, mitte kohe järgi. Ja vahepeal, mis sa võiksid teha, ja see tuleb see kasuks, kui sa tõesti teedki seda, see, et loe majandusuudiseid. Kui sa siiamaani ei ole harjunud majandusuudiseid lugema, siis tee seda.
ja kus saab majandusuudiseid Eestis? Et kõige õige koht on see roosa paber, mille peal on kirjas Äripäev. Ja öeldakse tihti, et see on roosa või kollane ajakirjandus. Ja mingil määral on ka, aga paremat ärilehte meil Eestis ei ole, nii et kui me tahame eesti keeles midagi lugeda, siis Äripäev on kindlasti see koht, mida lugeda, jälgida ja saada aru, nagu mida inimesed mõtlevad. Mida mõtlevad Eesti suurettevõtjad, mida mõtlevad poliitikud ja miks nad niisuguseid asju mõtlevad. Teine koht, kus saab majandusuudiseid, on E24, see on Postimehe majandusrubriik. Nemad korjavad ka majandusuudiseid kokku ja nende omapära on see, et nad tõlgivad ka Financial Timesi uudiseid sinna. Nendel on Financial Timesi Eesti esindusõigus ja nad tõlgivad neid päris asjalikke artikleid ka ja avaldavad selles portaalis. Ja kolmas koht, mida lugeda, on Delfi, aga mitte siis Delfi nii-öelda avaleht või mingisugune muu kategooria seal, kus seltskonnaelust on juttu, vaid siis Ärilehe osa, ehk siis nende majandusrubriik. Ja see leiab arileht.delfi.ee või mingit muud aadressit, sest nad on seda aadressi siin lähiminevikus korduvalt muutnud. Ehk Delfil on ka päris hea majandusuudiste kokkuvõte ja koht olemas. Need kolm kohta mine vaata ja loe majandusuudiseid. Ning kui sa oled neid lugenud, siis on aeg saada kokku paari teise sõbraga ja ma loodan, et sa neid videosid vaatad ka pigem kambaga kui üksi või keegi teine vaatab sinuga samaaegselt või lähestikku. Ja et te saaksite koos neid uudiseid arutada. Ja kui te olete leidnud mõne uudise, siis mis selle uudisega teha? Siis võtke see uudis ette. Nagu mina siin võtan näiteks ühe uudise praegu ette. Ja see ei ole üldse päevakajaline uudis, sellepärast me saame siin rääkida, aga ma eeldan, et kui sa iganädalaselt seda teed, siis te vaatate päevakajalisi teemasid, mis nagu toimub. Aga siis vaatate näiteks uudist. Ja siin on mul üks uudis pealkirjaga Euroopat ähvardab palgavaesus. Ja siis saate arutada, et mis selles uudises kirjutatud on. Näiteks see uudis räägib, mis mul käes siin praegu on ja mille ma leidsin ühest majandusuudiste portaalist. Räägib sellest, et järjest rohkem ja rohkem on Euroopa Liidus inimesi, kes küll käivad tööl, aga sellegi poolest on vaesed. Ja siit me saame siis teada erinevaid probleeme, mis seda põhjustavad. Ja ühe huvitava põhjusena, miks mulle see uudis ka silma hakkas, on see, et ta räägib seda, et põhjus, miks palgatöötajad on järjest rohkem vaesed, on see, peitub tegelikult meie kasutatavas valuutas ehk euros. Ja seda ma ei kuule esimest korda, et esimest korda ma kuulsin seda juttu Robert Kisakilt ühel meie kohtumisel. Ja päris huvitav on see artikkel, ta selgitab näiteks, miks euro põhjustab sellist vaesust ja palkade vähenemist ja miks inimesed enam hakkama ei saa. Nii et võid isegi selle uudise üles otsida, Euroopat ähvardab palgavaesus ja võite koos seda analüüsida. See on küll ajatu teema. Ja üks asi, mida peaks veel kriitiliselt vaatama, kes selle uudise avaldas ja kust ta oma info nagu saanud on. Näiteks selle uudise puhul oli väga huvitav, et siin ei olnud üldse autorit juures. Nii kogu see uudis võib täielik jama olla, lihtsalt kellegi fantaasia. Siin ei olnud autorit juures ja siin ei olnud ka algallikat juures. See on kusagilt tõlgitud artikkel ja avaldatud ilma selle originaalviiteta ja ilma artiklita. Nüüd võiks ju arutada teistega ja mida ma ootangi, et te teeks, et kas sellist asja tasub üldse tõsiselt võtta. Sest võib-olla on see kellegi fantaasia ja mulle võib-olla meeldis ainult sellepärast, et ma näen siin mõnda mõtet, mis mulle meeldib. Ja seal ei ole reaalsusega mingit pistmist. Nüüd, mis võib tulla mõne teise uudise puhul välja, on see, et te näete artikli autorit, näiteks kes kirjutab kinnisvara valdkonnas mõne uudise ja artikli autor on kinnisvaramaakler. Siis te võiksite küsida, et huvitav, miks ta sellist juttu räägib? Miks ta räägib näiteks juttu, et hinnad kasvavad? Kas ta üritab enda valdkonda toetada kuidagi? Sest enamus inimesi ei kirjuta artikleid niisama. Alati on seal mingisugune mõte või mingi idee, mida nad tahavad laiema avalikkuseni tuua. Nii et head kriitilist meelt, head lugemist ja me kohtume juba järgmises teemas.